ainult punkti kaugusele, aga siit Trans saab selle palli mängu panna ja löögioht ka tekkimas ja sealt jäetakse ikka ja lõppude nüüd võimalik kauglöök ka tuleb selle värava peale ja nüüd on võimalik tulla siit Transil tuleb nüüd kaitsta, tahtsin öelda, et Kaljul oma esimehest mööda ja pall on ikka ka Poore käes. Nüüd võimalik löögile minna, tuleb kauglöök ka. Löögikoht ka ja madal pall sinna värava ette, nüüd on pall kehvasti lahti Kalju poole pealt vaadatuna ja ikka on lahti, sealt tuleb nüüd mingisugune löök teele saata, Maksimkin ja Toke saavad sealt kordamööda proovida, tuleb löök ka, aga lõppude lõpuks. Palju on võitlust keskväljal olnud, nüüd võimalik tulla, Ivanov saab väga hästi kastis palli maha ja tuleb löök ka sinna tagaposti suunas, aga numbrid juba 7-5 ja Trans tuleb sealt usinalt tagasi, oi, Pavlov toob siukse asja välja. Korralik pantrüpe, aga nüüd tuleb tegeleda uuesti siin kaitsmisega, Kabare löök ja toob uuesti Pavlov. Tuleb ka Kalju poole pealt, nüüd on võimalik ja tuleb, aga sealt ja sealt keegi sult siis kas korkidega oi ja Pavlov saab ühtegi mängumeest jätkata ei saanud, kui Lerme nüüd hoiab hästi ja sihile ka ja siis tuleb esimene ära. Rommi Siht on see mängumees, kes Transi värava sahisema paneb, lastakse seal nüüd kergelt hilinenud viivitusega ka Büro taeva poole, aga saab sealt Rommi Siht kätte ja see on nüüd küll olukord, mida tahaksid kordusest näha, sest et kõik kuidagi sedavõrd kiiresti juhtus, et tundus mulle siit enda positsioonilt, et Matrossov oli ka valearvestuse teinud selle oma tänase kohtumise 8. nurgalööki andmas on. Näeme pikema palli kasti ära ka ja sealt mindi teist otsima ja see saadakse kätte ja mees, kes selle nurgalöögi suuresti ise teenis, Patrik Kejevs saab siit oma tavamuse kirja ja Kalju läheb siin nüüd väga väikese ajavahe sees siis seda kohtumist nüüd juba 2-0 juhtima, et siin need 2 väravat, mis löödi väga väikese ajavahemiku sisse mahuvad ja pääses hästi sealt Patrik Kejevs löögile. Ja samuti siis peaks olema see Patrik Kejevsile selle hooaja 4. tabamus ja jätab seda hästi Tokele, nüüd on koht ka, Toke läheb otsima seda Tambetuu ja vaata, et ekraanigraafika kella järgi lõpetame isegi natukene varem kui need 3 lisaminutit, mis meile siia juurde anti. Minuga siin mängujärgseks intervjuuks Rommi Siht Kaljust, et väga võitluslik mäng, võtta oma sõnadega ja ilmselt alustuseks kokku. Eks me teadsime, et see mäng tuleb raske, et see on kõik võitlemise peale, et meil oli väike paus ja meeskond sai trenni teha jõuliselt, et nii-öelda hooaja teiseks pooleks valmis olla, et me teadsime, et väga rabe võib algus olla, et pole mänginud 2 nädalat põhimõtteliselt, et nii-öelda, et pidime alguses vormi nii-öelda edasi nii-öelda tegema, et me saaks mängu nii-öelda jooksma. Kui palju tänasest sellist planeeritud mängupildist päriselt realiseerus, et üsna palju oli võitluse peale, lõppude lõpuks võtsite küll pikema kõrre, aga kui palju see tänane mäng oli selline, nagu te päriselt tahtsite mängida? No tegelikult me teadsime, et nad tulevad kõrge pressiga meest mängima, et me teadsime, kust me saame neid rünnata, kus nad on haavatavad, liinide tagused, esimene poolega oli võimalusi, teine poolega oli võimalusi. Täna tegi väravat väga mängu meie poolt, et tõrjus meil paar olulist tõrjet ära ka, et kui me niimoodi iga kord suudame, et väravat mängib, nagu kaitseliin mängib, keskväli mängib ja rünne mängib, siis nii saabki tulemust teha. Mis üldse tiimile tähendab ja kui oluline see on, et sul selline kindel puuriluks seal taga on? Kindlasti see annab väga palju juurde, et kui väravat on kindel, siis ka kaitsetele annab see palju. Võime öelda, et Uku Kõrre tegi bloki, Podoljusin tegi bloki, see kõik annab ju, terve meeskond võitleb kaitses, et see ei ole ainult värava, et kõik kaitseliin ja keskväli peavad selle nimel vaeva nägema, et värava puhtana hoida. Kas Trans üllatas ka teid kuidagi, et need mõlemad poole algused olid nende poolt väga teravad, aga mängu kulgedes justkui tulid ise justkui paremini peale siis mängu kulgedes? Eks me harjume vastasega kiiresti, et võib-olla esimesed minutid võivadki rabedad olla, aga kui me mängu käime saame, siis ei pruugi meid keegi peatada, et meil on olemas ääred, meil on olemas keskelt
meil on olemas kõik, mida vaja, et võita mäng. Räägi kiirelt lõpetuseks oma väravast ka. Et tegelikult see on ju väga lihtne jalgpallitõde, et vasturünnakud on need, mille pealt saab ju väga lihtsalt ära joosta. Et see algas ka kõik meie enda väravalt, kui Killerme sai palli ja eks ma alustasin oma jooksu ka ju meie enda kastist, et see näitab, et üleminekut tuleb nendes osav olla ja vaadates, kuidas väravaht seisis, siis ei olnud väga raske see üle tema tõsta. Aga aitäh sulle, ma soovin sulle edu tulevikus ja koheselt peaks meiega juurde siia jõudma ka Sten Jakob Viidas Transileerist. Tere! Alustuseks küsiks, et kui võtta üldse oma sõnadega mäng kokku, et ilmselt üsna keeruline ja niisugune rasked emotsioonid hetkel? Ütleme nii, et Essa poolega oli väga tasavägine, siis teine poolek saime momentumi, siis jälle kaotasime kuidagi 10 minutiks selle momentumi ära, lõid kiirelt 2 ja siis hakkasime jälle ennast seal nagu otsima seda momentumit, siis saime kuidagi tagasi, aga ei saanud. Võimalusi tekitasime, aga kahjuks väravast ei saanud. Küsin, et kas see oli jaks, mis justkui otsa sai, et mõlemad poolaega alustasite väga teravad tegelikult, et esimesed sellised 15 minutit oli justkui teie käes, aga mängu kulgedes mõlemal poolajal tuli Kalju justkui oma survega peale? Ja ikka nagu tingimused ka nagu väga palav on, et nagu kui sa seal 90 minutit pressid, siis loomulikult see teravus ja see nagu level kaob ära, aga ma ei ütleks nüüd, et Kalju meid kuidagi üle mingi nüüd jooksis ega midagi. Nad saidki lihtsalt oma need 2 võimalust 10 minuti jooksul ja lõid ära need ka. Mis tänasest mängust kaasa endaga võtta on, et kohe-kohe tuleb järgmine suur vastane ja ega seal ilmselt midagi lihtsamaks ei lähe? No ei lähe jah midagi lihtsamaks, et peab korrektuurid tegema ja läheme järgmise mängu peale. Ma küsiks äkki lõpetuseks, et millest täna puudu jäi? Väravatest ei puudus, lihtne. Aga ma laseksin suge võistkonna juurde tagasi ja aitäh.